Tere õhtust, head vaatajad, kuulajad, teadmiste tee alustab taas, kell on saanud 7. Tere, Ingvar! Tere, Kristjan! Iga kord, kui ma sind näen, Ingvar, sa naeratad, oled rõõmsas heas tujus, aga ütle, millal sa viimati õnnetu olid? Ma väga täpselt ei mäletagi sulle öelda seda, aga kui ma praegu hakkan mõtlema, siis võib-olla mõni olukord meenub natukene, kus keegi on millestki valesti aru saanud ja on seda pasundanud terve ilma peale, et võib-olla need teevad natuke kurvaks. Tead, see on siuke olukord, kus inimene lihtsalt ajab jama suust välja, sest ta on valesti aru saanud. Vot see teeb vahest kurvaks. Aga väga harva, ma isegi ei mäleta, millal ma viimati niisugune nagu kurb olin. Aga kuidas see võimalik on ja kuidas siis on võimalik püsida kogu aeg õnnelikuna? Oota, kas sina ka kurvastad vahest või? No ikka, ma arvan, et kõik inimesed on. Nojah, tead, kui ma niimoodi mõtlen, siis jah, ega tõesti, see vist on täitsa tavaline asi, eks ole. Vaata, kui nagu pole väga harjunud enam, siis nagu, siis tekib ohoo, sul on kurbus siuke asi. Tead, kurbust peaks võtma ja vaatama natuke niimoodi lähemalt, et mitte mis ta on, vaid miks ta tekib. Miks ta üldse sünnib nagu, eks ole, meie seest. Tead, mul on siuke nagu kaks vaadet asjadele, et üks on selline nagu tavavaade ja teine on selline, ütleme joogalik vaade, sidajoogalik vaade. Kui tavavaadet vaadata niimoodi lähemalt kurbuse valguses, siis võiks öelda niimoodi, et kurbus tekib siis, kui me nagu loodame, et läheb paremini, aga ei lähe paremini, et läheb nagu halvemini hoopis ja siis see teeb kurvaks näiteks. Kui ma ei saa mingi asjaga nagu hakkama näiteks või olen pettunud iseendas, kelleski teises näiteks, mõtlesin, et ta on siuke nagu hea sõber, aga tegi siukse sigaduse, eks ole, tegi kurvaks näiteks või laps tuli koolist koju ja tuli halvade hinnetega, kuigi näiteks eile pingutasime, eks koos õppisime ja nüüd teeb kurvaks, eks ole, ja või vaatan siis suuremat mastaapi, võib-olla Ukraina sõda, eks ole, inimesed hukkuvad ja teeb kurvaks küll, eks ole. Ja linnad ja külad laastatakse kõik ja see on tohutult palju miljonid inimesed on surnud, eks ole, hävitatud ja kui vaatad, ma tean, poliitikat vahest, mida see räägitakse, siis tundub, et vahest oleks üldse kuskil pilvede peale, mitte päris sellises nagu inimese mõõtmes või selles nahas, kus siis nagu elab oma sellist tavalisemat elu, siis tekiks ka arusaamatus ja nagu see nagu kurbus ka võib-olla, eks ole, võib tekkida, jah. Aga mina vaatan, ütleme, ma olen harjunud nagu joogalikust vaatest rohkem vaatama, ehk joogalik vaade tähendab seda, et kui ma kogen midagi, kurbus on ju minu kogemus, sest mina tunnen seda mingisugusel põhjusel, kuidas siis sisemine või välimine näiteks või sisemine tähendab seda, et kui ma meenutan näiteks, vot sellest inimest on kahju, suri ära, ja inimene teeb kurvaks, eks ole. Või mõtlen seal ükskõik mingi muu teema peale, mis on kurvaks teha. Või siis reaalajas vaatan sündmuseid, vaatan televiisorit võib-olla, loen lehti, vaatan, see teeb kurvaks. Siis see, mida ma tunnen, see kurbus on minu sees. Mina tunnen seda mingi asja suhtes. Joogalik vaade tähendab seda, et kurbus minu sees ongi see, mis teeb kurvaks. Et kurbus ei tule kuskilt väljaspoolt, sealt teiste poolt. Vaid ta on juba siin olemas kuskil ja siit ta siis nagu aktiveerub, eks ole, ja siis mängib oma plaati, eks ole, siis ma olen kurb sel ajal. Ja joogalik vaade ütleb seda, et kuule, et see, mis on sinu sees, et võta ja vaata sellele otsa ja tee sellega midagi. Tavaliselt tehakse seda, et elatakse läbi ja räägitakse sellel teemal, mis parasjagu aktuaalne on. Aga joogas ei ole sellist teemat. Joogas on nimelt vaata otsa, mis on, tunne ära, mis on. Ehk sa aru, see on see, näiteks kurbust ja siis vabane sellest. Meetoditega nagu sa oskad, eks ole, või tead. Ja siis sa vabaned sellest ära ja siis seda ei ole enam.
ja mis siis selle asemele tuleb? Selle asemele tuleb tolerantsus. Tolerantsus tähendab siin seda, et sa saad aru küll, et keegi kuskil läheb sellist ütleme lolli juttu, eks ole, mis võiks kurvaks teha, aga sa saad aru, et tal on näiteks siuke tuju on peal, ta praegu räägib siukest asja. Või näiteks tal on vaja kellegi ees näida selline, ma tea, nagu tugev või selline olla esinduslik näiteks või avaldada mõju kellelegi, ta teeb seda selle pärast. Ja umbes niimoodi, et kui sa saad aru, et okei, ta teeb seda selle pärast, siis seda kurvust nagu ei teki, sest tolerantsus tähendab siin seda, et sa saad aru, mis on selle inimese motiivid. Ja ei võta teda isiklikult. Isiklikult tähendab, et ma ei anna tal hinnangut oma prismast lähtuvalt, sest minu hinnang talle lähtub sellest, mida mina arvan temast või kuidas ta minu meelest peaks olema. Aga nii et tolerantsus loob sellise realistliku pinna. Minu meelest on see realistlik, sest kui ma eeldan, et teine on samasugune nagu mina, saab asjast niimoodi aru ja sellised lollused ei tee, mille peale peaks kurvastama, siis ma eksin, sest me oleme kõik erinevad, täiesti erinevad inimesed. Ja tolerantsus tähendab selle aktsepteerimist. Ja nii see on. Kas sa selle enda näite puhul, mis sa alguses tõid, et kui keegi saab valesti aru, siis teeb sind õnnetuks või kurvaks, käitud samamoodi? Sa mõtled, et vabastad ja siis saad tolerantseks või? Ja loomulikult, ma ka mõistan, mis selle inimese sees on. Mis tema sees toimub, ma saan aru, nii see informatsioon moondus tema sees. Ta muutus täiesti tundmatuks või arusaamatuks see informatsioon. Ja selle moonutusega on raske hakkama saada. Sa võib-olla püüad veel kuidagi teistmoodi ära seletada, aga kui inimene on juba selle nagu sisse võtnud, siis on väga keeruline seda samas olukorras teha, sest ta saab aru ainult ühte moodi. Ja just seda moodi nagu oleks valesti ütleme või nagu ei õnnestunud võib-olla. Ja kui inimene veel läheb selle teema sisse, läheb sügavamalt sisse, läheb läbi ja mõtleb selle peale, räägib teistele ka seda teemat, siis ainult süveneb. Ja selline süvenenud vale arusaamine on väga keeruliselt nagu ümber muudetav. Et see tõde ikkagi nagu välja tuua ehk me ütleme küll, eks ole inimesele, et kuule, ma teilt ei mõelnud seda, ma mõtlesin hoopis seda. Vahest see aitab. Ehk inimene tuleb nagu teadval, et okei, ma saan ise valesti aru. Aga vahest ei aita ja vahest ei taheta seda lisaselgitust, mis selle tõe avaks nagu üldse kuulatagi. Inimesed on närvis ja nagu tavaliselt, mitte et mul oleks sellised olukordi, aga nagu tavaliselt. Ja see läheb väga keeruliseks ja see teeb mõtse kurvaks, sest selle kurvastuse üks põhjus on arusaamatus. Ehk võib-olla mina siis ei suutnud arusaadavalt edasi öelda ja tema ei suutnud sellest jällegi aru saada, see moondus seal tema sees mingiteks teisteks asjadeks. Nii et seda osa muidugi on võimalik liifida, vähemalt mul on võimalik liifida, et ma võin nagu proovida erinevaid viise kasutada, et arusaamine oleks võimalikult nagu täpne. Aga vaatame siis juba teist poolt ka, et millal sa viimati ülevoolavalt õnnelik olid? Ülevoolavalt õnnelik pole ma ka ammu olnud. Ma olen selline nagu tagasihoidlikult või selline... Eesti mees? Ei tea, kas just Eesti mees, seda ka, aga samas minu meelest selline ülevoolav õnnelikkus on selline, mis on nagu selline nagu üles ärgitatud või selline nagu siuke äkiline, hästi jõuline, mis kaunis kiiresti käib maha tegelikult. See on nagu selline nagu energiapuhang. Aga mina olen harjunud rohkem sellise nagu rahuliku õnnelikkuse tundega. Et ta on selline, et ta ei paista väga silma. Ütleme massi sees.
aga selline nagu naeratus on nagu kogu aeg nagu olemas, eks ole, selline positiivsus on kogu aeg nagu olemas. Ja see ei tulene sellest, et mul on mingit põhjust vaja seda luua, vaid see tuleneb minu seest, sellest kohast, kus see on juba sünnist saati võib-olla isegi varem veel olnud. Lihtsalt seda ei saasta ja määri mingid muud emotsioonid, mis tavaliselt elus on, eks ole. Ja nad on väga vabastatud või nagu öeldakse, on vabaks saanud nendest. Ja siis õnnelikkus tuleb ise alt välja. Ta on nagu lihtsalt maetud sinna alla kuskile. Miks just tüüpiliselt inimeste elus see õnn tuleb ja läheb, ja mida saaks teha, et seda siis püsivaks, ma ei tea, muuta või treenida? Tead, seal on ainult üks põhjus. See õnnelikkus, mis tavaliselt elus on tingimuslik. See tähendab, et selleks, et inimene oleks õnnelik, peavad olema teatud tingimused. Kas inimese enda poolt või teiste poolt või ma ei tea, kas või meie ilma poolt, eks ole. Ja kui need tingimused sobivad, siis aktiveerub see asi, mida me õnnelikkuseks nimetame, see tunne, eks ole. Aga kaunis keeruline on säilitada ennast nagu teadlikult selles miljöös, siis, mis aktiveerib pidevalt siis sellist õnnelikkust. Ehk vaata, kui ma sul vastasin esimesele küsimusele, siis siin on väikene erinevus õnnelikkuse ja õnnelikkuse vahel. Et kui õnnelikkus on tingimuslik, siis ta peab olema kuidagi aktiveeritud kellegi poolt. No, kas või sisemuselt või siis väljast poolt. Aga kui ta on tingimusteta, siis ta ongi tingimusteta. Ja ta ei vaja mitte mingisugust tingimusi, et aktiveeruda. Ja nii et selline tagasihoidlik kogemus on hästi stabiilne. Ja ta tegelikult on sama võimsa mõjuga nagu siis selline ülevoolav õnnelikkus. Aga ülevoolav on selline nagu ajutisem. Aga millest need tingimused inimestel sõltuvad, sest need on ju ka inimesed väga erinevad, et mõnel on väga vähe vaja, et õnnelik olla, mõni ihaldab väga suuri asju, ei ole nagu kunagi rahul ja muudkui see isu kasvab. See peaks olema erinevate mentaliteetidega, erinevate automatismidega, reaktsioonidega, öeldakse vajadustega, kui nii võib öelda. Aga samas see ongi nii erinev. Mõnele piisab piskust, mõnele, nagu sa ütlesid väga õigesti, et ei piisa väiksest asjast, või on väga suuri asju vaja. Et see on väga individuaalne, mismoodi see on elu jooksul välja kujunenud, see vajadus, mis aktiveerib siis õnnelikkuse tunda. Kas inimene on selles mõttes ise oma õnnesepp, et ta ise nagu määrab või tekitab endale need tingimused oma elu jooksul või on õnn miski, mida siis antakse või tilgutatakse kuskilt väljaspoolt? Tead, ma arvan, et sellega on nii ja naa, eks ole, et see tähendab, et osad põhjused on need, mida me saame ise aktiveerida. Ma ei tea, vaatame pildialbumit näiteks, tulevad seal mingid pildid ette, teevad meid õnnelikuks või vaatame näiteks netti, eks ole, seal vaatame, mingid asjad teevad meid õnnelikuks või läheme metsa jalutama, see teeb meid õnnelikuks, võib-olla sedapidi, eks ole. Meenutame mingid seika, teeb meid õnnelikuks korraks, eks ole. Ma arvan, et see on meie võimuses, eks ole. Aga kui lähemalt vaadata, siis see tähendab seda, et ma aktiveerin selle, eks see on ikkagi tingimuslik. Ja vaatan pilti, pilt aktiveerib, eks ole, minu psüühika või siis minu selle õnnetunde ja siis ma tunnen seda õnnetunnet. Ma räägin sellest, kas see on halb või hea, eks ole, ma lihtsalt räägin protsessist, et toimub selline aktivatsioon. Ja siin väga suurt vahet ei ole, mismoodi see aktivatsioon toimub. Kas keegi võidab peavõidu lotoga näiteks ja saab õnnelikuks või teeb seal mitu aastat tööd ja siis saab mingi suure asjaga hakkama ja siis on õnnelik. Suurt vahet ei ole õnnelikkuse mõttes, eks ole, mismoodi see aktiveeritakse. Aga ta aktiveerub. Ja nii, et ta on igal pool nagu tingimuslik. Aga
mingi aktiveerimise viis ju enamasti on inimestel ikkagi kättesaadav, et on see siis halb, kui teda niimoodi aktiveerida? ei ole, see on täitsa tavaline asi, see on täitsa okei, siin pole üldse midagi halba. Lihtsalt ma räägin, et see on tingimuslik, aga tingimuslik tähendab alati sõltuvust. Ja sõltuvus tähendab seda, et ma olen vaba. Eks ole? Noh, ma ei tea, ma enda najal võin öelda seda, et kui sul sellist sõltuvust ei ole, siis ei ole vaja ka võtta nagu rabeleda selles suunas või midagi teha, et õnnelik olla. See on kõva kokkuhoid, kui niimoodi võtta, eks ole. Ja siis sa pead midagi nagu teisi asju võib-olla teha, mis ei tooda seda õnnelikkust, mis on ka elus võib-olla vajalikud asjad. Ma usun, et kõik inimesed tahaks teha ainult neid asju, mis teevad neid õnnelikuks. See oleks nagu loomulik võib-olla selline, aga samas me peame tegema neid asju, mis teevad meil õnnetuteks või õnne üldse ei tooda. Aga kui sul ei ole tingimuslikku õnne nii-öelda aktivaatorit, siis ei ole ka ju väga selliseid olukordi, kus sa oled õnnetu. Nii et ma ei tea, minu meelest on nagu normaalne tagasihoidlik positiivsus igal pool väga oluline, sest ta annab meile teatud sellise ühtluse elus, mitte igavuse, vaid sellise ühtlase mineku läbi elu, kus ei ole neid halbu asju ja häid asju ja positiivseid, negatiivseid ja sõpru ja vaenlaseid ja kus on nagu ongi ühtlane minek selline. Aga miks sa ütled ikkagi, et positiivsus, eks ole, miks siis ideaalvariant ei oleks selline totaalne neutraalsus või selline nullnivoo? See on võimalik. Ma mäletan, mul oli elus selline periood, kus erinevate tehnikate, joogatehnikatega siis ma olin täiesti neutraalne selline. Aga ma ütleks, et siis ma ei teadnud seda põhja veel, päris põhja. Päris põhi tähendab seda, et kui sa oma arengus oma otsingutes liigud, siis sa kuhugi jõuda põhja välja, eks ole, kus nagu edasi ei ole enam areneda, eks ole, inimesena või tõelise minema. Ja seal põhjas oli siis loomulik heatahtlikkus, armastus ja selline kerge rõõmsus ja õnnelikkus ja sealt ma küll enam edasi kuskil minna ei saanud. Nii et on olnud selline kaunis kalk, selline selge, arukas, hästi klaar, teadval oleks selline, ma ütleksin selline nagu jäine talveilm, nagu hästi karja, kõik kõliseb ümberringi. Siis mõtlesin, et kõik on hästi selge, hästi selline nagu hästi kontrastne ja hästi läbinägev ja selline kaugele nägev ja hästi arukas muidugi selles mõttes, et sellises seisundis tuleb palju sellist teadmist ja arusaamist. Aga see on kõle, jah. Ja siis see kõledus põletab ka inimesi võib-olla eemal, võtab kummalise mulje, eks ole, ja nii edasi. Kui selle mõju väljapoole vaadata, aga selline sealt veel samm sügavamale teeb asja korda. Kuidas, ma ei saa öelda, kuidas selle siis jõudma peaks või kuidas selleni siis jõuda saab, et on see üldse kättesaadav nii-öelda tavalisele inimesele ka või tähendab see aastaid ja aastaid treenimist? Jah. Tead, ma ütleks, et ei ole olemas tavalisi ja ebatavalisi inimesi, võib-olla niimoodi, et ütleks, et mis on võib-olla oluline iga inimese juures, on arusaamise võime. Ja seda mitte ainult kuulates, vaadates ja midagi tehes, vaid ka enese tundmises. Pluss veel analüütika, eks ole, siia juurde. Analüütika tähendab seda, et sa oled suuteline tõmbama paralleele või looma siis loogilisi ahelaid sellest, mis sinuga või sinu ümber või maailmas toimub. Ja kuidas sa siis nagu mõistad neid asju, mis maailmas või sinuga toimuvad. Ja kui see pakub kellelegi huvi, siis tegelikult toimubki süvenemine. Süvenemine, kas või maailma asjadesse, püüdes aru saada, mis siis nagu toimub seal kellegiga või maailmaga üldse või maailmas, või siis iseendasse, eks ole, mis on veel parem.
sest me võime maailma mõista, aga maailma suhtes ennast mitte tunda, ehk me ei tea, mis siin sees toimub, eks ole, et miks me oleme kord nii ja kord naa. Aga samas, kui sa õpid ennast tundma ja õpid maailma tundma, siis tegelikult aru saama, kuidas see omavaheline seos on. Ja kuidas maailm nii-öelda kõlab minu sees ja kuidas see, mis kõlab minu sees, kõlab väljaspool maailma. Ja selleks on vaja siis tõesti loogikat kasutada, arvukust kasutada, tundma õppida, mis siin siis tegelikult sees toimub, et saada sotti sellest. Ja kui sa hakkad sotti saama, hakkab see pilt nagu selgeks minema, hakkad aru saama, et enamus meie läbielamisi, enamus on siuke liiga vähe öeldud, et praktiliselt kõik läbielamised on positiivsed või negatiivsed, enesetunded, seisundid, emotsioonid, ükskõik kuidas me nimetame, et on tegelikult siseprotsessid, psühholoogia, eks ole, psüühika. Ja et kõik sõltub sellest tegelikult. Ja seda tundma õppides on võimalik hakata nagu tõsiselt korrigeerima enda elu ja olu. Seda korrigeerimata on väga keeruline midagi muuta. Ja. Ja paljud püüavad teha, aga nad ei saa sellega hakkama, sest siis on maailma see tung välja paista ja välja tulla, mõju avaldada väga suur. Ja see vahest kogub sellised tuurid üles, et lihtsalt ei ole võimalik vastu seistada, mureb ikkagi läbi. Ja sest mõttes ma ütleksin, et inimesed kõik, nagu nad on inimesed oma mõtetega, emotsioonidega, oma teadvel olekuga, pigem on tegemist haridusega või harimatusega või haritusega, ma ei tea, kuidas seda nimetada, iseenda kohta. Ehk võib-olla see ongi see eristus, mis eristab inimesi, kes saavad aru, mis toimub nendega maailmas ja saavad maailmaga hästi hakkama, et nad teavad rohkem. Nad on nagu haritud rohkem selles osas, praktiliselt haritud võrreldes nendega, kes ei saa sellega võib-olla hästi hakkama ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see on siuke õppimisteema. Ja. Et siin on see kala maetud. Aga kui maailmas ringi vaadata, siis tundub, et igal pool, kuhu pilku ei pööraks, on selline vastandlikkus ja muutlikkus, et on öö ja päev, soe ja külm, sünd ja surm. Et siit ju tunduks kaunis loogiline ka järeldada, et õnnelikkus ja siis õnnetu olemine on loomulik elu osa või selline muutlikkus. Ja, loomulikult. Vaata, kui võtan näiteks esimese klassi lapse, eks ole, kuidas näeb esimese klassi laps maailma versus ülikooli lõpetanud inimene. Erinevad. Teatud asjad on ikkagi erinevad, eks ole. Aga samamoodi on siin ka. Ja. Nii et ma ütleks nii, et kui me päris täpselt ei tea, mis maailmas toimub inimeste vahel, siis me vaatame sellele nii, nagu me oleme tänaseks võimelised vaatama. No ütleme, nagu sa siin mainisid, eks ole, et ongi pluss ja miinus, eks ole, positiivsus, negatiivsus, need peavadki käima, peavadki vahelduma, kannatamine on nagu okei, sest siis sa saad motiivi edasi minna, eks ole. Ja pildub ka pika ilu peale ja nii edasi, eks ole, et nii on kogu aeg käinud, eks ole, aga see on selline vaade, mis ei ole väga kaugele arenenud vaade, võiks niimoodi öelda. Et see on piiratud vaade, sest ta lihtsalt nendib, et see olukord on selline ja ongi kõik punkt. Esimene klass, jutumärkides, eks ole. Aga kui sa nagu süvened sellesse, siis sa tegelikult saad seda kõvasti edasi arendada, kogu seda teooriat või arusaamist, vaadates tõele näkku, kuidas siis tegelikult asjad käivad, eks ole. Ja siis sa jõuad ülikooli läbi, eks ole, ja siis ütled, kuulge, et sõbrad, et asi käib niimoodi. Et süvenege, siis te saate ka teada, eks ole, kirjutad oma väitekirja ära ja osad loevad, osad ei loe, aga enamus on ikka esimeses klassis. Ja. Nii et siin on tegelikult vaja sellist haridust, et see muutus toimuks. Ja ses mõttes ma ütleksin niimoodi, et kui sa ülikooli lõpetanud, siis elu ei ole selliste antipoodide peale üles ehitatud.
must ja valge ja külm ja kuum ja positiivne negatiivne osa. Jah, siis võib-olla hakkad rohkem nägema neid pooltoone ka, eks ole, aga mitte ainult pooltoone, vaid sealt on võimalik jõuda ka, seda nimetatakse tõeks, tõeni välja. Sa hakkad nägema, et kogu sinu, no ma räägin see tõe välja, eks ole, siis. Seal peale ülikooli sa võid avastada seda, et see kõik on sinu kogemus. Aga sa ei ole kogemus. Ja kogemused ajavad väga-väga segadusse seda, kes võtab kogemusest osa. Aga kui sa oled aru saanud, et sa ei ole kogemus ja astud sellest välja, siis sa hakkad nägema päris pilti, mis tegelikult toimub. See ongi see. Meie kogemus maailmast ongi kogemus, aga mitte mina. Kas seal ei varitse see oht, et kui sa astud sellest kogemusest välja, siis esimesena satud sa sinna sellesse neutraalsesse või kõledasse seisundisse, mida sa enne kirjeldasid ja see võib olla kaunis pelutav. Jaa, see ei ole kindlasti peletav sellele inimesele, kes sinna satub. Tema jaoks on see väga hea, sest ta on täiesti kaine, täiesti selge, väga hästi saab aru, mis toimub, eks ole, ka miks toimub, läbinägemise võime on selline, et võib ette öelda, mida keegi juba teeb ja nii edasi. Ehk siin tekivad sellised natuke ülivõimad võib-olla natukene, jah. Kõle ja ta tundub teiste jaoks. Mis endal on ta kõik hästi. Jah, paneb tõdesid niimoodi plaks, teised on punastavad või pööravad selja, lähevad ära, sest panigi 10, ütleski tõe välja. Juba see, et see mõjub niimoodi, näitab seda, et see on selline poolik tee. Et seal tuleb juurde eneseõigus. Õigus näiteks öelda inimestele otse ja panna paika ja nii edasi. Aga see eneseõigus on õigustatud, sest inimese läbinägemise võime on niivõrd võimas. Et ta näebki läbi, näeb motiive läbi, neid tagajärgi läbi ja nii edasi. Aga see, et inimesed pöörduvad ära sellise inimese pilgu alt või tema ümbrusest, näitab, et seal midagi puudu veel. Ja võt see tolerantsus, see armastuse, see pehmus osa ongi puudu. Ja, nii et see oht on loomulikult olemas, jah, et inimene muutub kõledaks, aga sealt tuleb pisut sügavamale kaevata, et see ületada, see probleem. Aga need vastandlikud seisundid, sa siis ütled, et need põhimõtteliselt ei ole üldse tarbilikud või kasulikud millekski või küsime siis niipidi, et kas õnnetu olemine võib ka millekski hea olla? Tead, need vastandid on kogu aeg olnud siin maailmas, see on selge, eks ole, et vastandid ju tekitavad ühelt poolt progressi, on ju nii. No häda majas, siis on vaja minna midagi ja vaadata, kuidas seda häda siis muuta, eks ole. Ja paljud meie maailma asjad on läbi häda sündinud, kui nii võtta. Sest me kõik teame seda, et heaolu ühiskond ju stagneerub, eks ole. See on ennegi juhtunud, enne meidki. Sest häda ei ole. Eks ole, seda, mis nagu viitsitaks tagant, paneks nagu muutma midagi ja nii edasi. Aga ütleme siis niimoodi, ma ei tea, ma seda võib-olla evolutsiooniks ei nimetaks, kuigi tõenäoliselt keegi nimetab seda. See on selline sundolukord, kus me peame midagi tegema. Ehk loodus näitab seda, et sa ei saa väga kauaks koti peale vedelema jääda, eks ole, sest sul on vaja hakata nüüd kaitsma, hoidma, edasi arendama, sest keegi viib vahepeal ära mingid asjad sealt, kui sa koti peal oled, eks ole. Võtab üle midagi ja nii edasi. Nii et ses mõttes peame valvel olema. Kuid vaata, üks asi, mida ma siin ka mainisin korra, on kogemus ja see, kes on kogemuses. Ehk meie inimeste maailmas, mis on tõepoolest on dualistlik maailm, ehk ta töötab antipoodidega peamiselt, nende vahel toimuda protsessidega, kus üks protsess läheb teiseks üle ja toimub võitlus ja nii edasi. Kuid samas sõltub väga palju sellest, kui palju sa sinna sisse nagu lähed. Ehk kas sa muutud antipoodide mängukanniks või sa suudad juhtida neid antipoode niimoodi, et sa ei ole mängukann,
ka niimoodi saab tegelikult areneda ja ka niimoodi saab tegelikult teha väga häid asju. Nii et antipoodidesse sisenemine ei ole kohustus. Nende kasutamine meie elus on vältimatu. Sa ütlesid, et heaolu ühiskond stagneerub. Kuidas sellega sisemaailmas on, et kui sa jõuad selle nii-öelda põhjani, kus on see püsiv õnnelik olek, kas siis joogi võib ka kuidagi stagneeruda, sest häda ei ole midagi? Teate, siin on erinevused sees. Ehk heaolu ühiskond või heaolu kogev inimene tähendab seda, et mul on kõik hästi, mul ei ole mingit probleeme. Kõik on nagu okei, eks ole, et pole vaja midagi teha, eks ole. Sellisel inimesel hakkab tõenäoliselt igav. Ja selleks, et igav ei hakkaks, siis tõenäoliselt tuleb midagi korraldada või mingi kaasa minna kellega ja nii edasi, eks ole, et olla siis nagu siis dünaamikas, eks ole, liikumises. Kui nüüd vaadata joogit, siis osad joogid võib-olla tõepoolest võivad stagneeruda. Kui lähevad sinna heaolu seisundisse ja jäävadki sinna, sest midagi pole vaja teha enam, sest kõik on hästi. See on nagu täiuslikkus, eks ole. See on ühelt poolt nagu lõks, teiselt poolt nagu ongi vabanemine. Sinna võibki jääda ja jääda igavesti, nagu öeldakse. Kuid kui sa vaatad elu kui stagnatsiooni, siis oleks elu ammu välja surnud. Aga elu ei ole välja surnud, sest elu küll lükkab alati inimese rahu poole, nagu õnnelikkuse poole, et saavuta see, viska diivani peale pikali, ole õnnelik, eks ole, või naudi mingit asja, eks ole, ja tunne ennast hästi. Et üldkokkuvõttes niimoodi vaadatuna, siis võiks öelda küll, et see niimoodi maksimumis vaadates tähendaks seda, et ma olengi siin nagu sellise näoga, eks ole, joon teed sinna, eks ole, ja ongi kõik väga hästi ja midagi pole vaja teha. Elu ei lase tavaliselt niimoodi istuda, aga kui vaadata maksimumi, siis ja jääbki niimoodi. Aga ei tohi unustada seda, et me oleme võib-olla oma seisundis sellised, aga ümberringi kõik ju muutub. Istun 10 aastat niimoodi õnnelikuna siin oma tee purgi otsas, eks ole, ühel päeval hakkab lagi läbi laskma, hakkab pähe vett ilku, mis ma siis teen? Ikka tuleb sund taha. Ükskõik missugusel viisil tuleb sund taha tegelikult, varem või hiljem. Aga joogalikus plaanis minnakse siit sellest stagnatsioonist edasi veel. Ehk see, mis siit edasi viib, on inimese arukus ja teadvus. See tähendab, et see rahulik õnnelikkus on dünaamiline. Ehk see tuleb dünaamika juurde. See tähendab, et siin ei ole võimalik lihtsalt istuma jääda. Saab, aga jääda ja püsima jääda lihtsalt ei ole võimalik, sest sa võtad elust osa, sest see dünaamika on osa looduse dünaamikast. Kas see tõuge või ajend osa võtta tuleb siis kuskilt ka seest poolt või pigem väljaspoolt? Väljaspoolt. Väljaspoolt tavaliselt sellistes seisundites ja olekutes. Ja mis siis edasi saab? Siis võtad osad lihtsalt. Jah, aga midagi ei muutu. Sinu enda jaoks ei muuta mitte midagi. See lihtsalt võtad osa, aitad kaasa kogu selles evolutsioonis või revolutsioonis või stagnatsioonis või millega sa parasjagu kokku puutud, eks ole. Lihtsalt aitad seda läbi viia nii, nagu sa oskad, eks ole. Kui tihti sa oled, kui üldse kohanud sellised inimesi, kes on sellises seisundis? Püsivalt õnnelikud, põhjuselt õnnelikud. Mõnesid, mõningaid. Väga vähe, võib-olla käenäppuda saaks üles lugeda kogu oma elu jooksul. Väga vähe. See on siis ikkagi kaunis kättesaamatu seisund.
tead, ei ole kaunis kättesaamatu seisund nagu põhimõtteliselt. Ma ütleksin, et kättesaamatu on teadmine, kuidas sinna jõuda. Eks see teadmine on niimoodi nagu laiali loobitud igale poole, ta on hektiline, ära tükeldatud, jupp siit, jupp sealt, vahepeal üks tükk ära vahelt. Ja see on peamine probleem, et seda nagu teed ei ole. Jah, need on niisugused juhtuvad asjad, juhtub kellegiga, ta kuidagi ja nüüd ongi õnnelik, eks ole. No. Aga kui ma ka tahaks, kuidas tegid seda, räägi mulle ka. No ma ei tea, no juhtus ja ei saagi, sest ei ole teed, ei ole kirjeldust, pole õpetust. Ja. Aga kui õpetus on olemas, tee on kirjeldatud, siis see on ainult tegevuslik ehk praktika ja siis on see võimalik. Aga sul on ju siin ka sadu ja võib-olla tuhandeid õpilasi läbi käinud ja sa ütled, et ühe käe sõrmedel on neid, kes on püsiva õnneni jõudnud, et mis neil siis puudu jääb? Aeg. Kui sa teaks, kui palju on meie sees materjali, mida on vaja ümber töötada ja recyclingusse lasta, nagu öeldakse, see on kohutav, kui palju on meis igasugust pahna ja see võtab aega kõik. Ja. Aga ma hakkan märke nägema juba nii, et ja. Aga veel vaadates, et kui kindlasti neid inimesi, eks ole, kes tulevad siis joogast õnne otsima, et mis need peamised probleemid neil on, millega nad tulevad? No see ongi esine probleem on, et tulevad seda joogast otsima. See on kõige esine probleem. Kust veel siis? Ega sa joogast ei leia seda. Sa leiad seda enda seest. Sest jooga on ainult õpetus, jooga on ainult teadmine, juhend, et tee seda, tee toda, õue seda, saaga, mis see on, mõista seda ja nii edasi, aga sa pead ise tegema, nii et see on nagu ülikooli mingi õppeaine, eks ole, sul on seal erinevad kursused erineva sisuga, sa tuled õpid ja saad teada ja siis hakkad muutma ennast, on ju, jah. Jooga ei ole tablett, jooga on praktika. Rääkides inimeste muredest ja probleemidest, vaatame korra küsimusi ka, mis meil on tulnud juba. Ja kui kellelgi veel on küsimusi, siis kirjutage julgelt. Kuidas leida töös õnne või teha tööd nii, et see ei tekitaks liigselt muretsemist ja stressi? Ja kuidas jõuda sinnani, et teed asju, mis meeldivad ja sealt ka sissetulekut saada? Tead, mul tuli üks lugu meelde, ma vist olen rääkinud seda isegi siin kuskil sarja sees, et poiss on lasteaias ja siis poisid omavahel küsivad, millega sinu isa tegeleb ja sinu isa ja minu isa on liinitöötaja, liini peal, eks ole. Sina isa on liini peal, eks ole, mul on siin too ja naeravad, eks ole, poisi üle. Ja poiss läheb koju ja siis räägib, et isal, et vaat siuke lugu, et naeravad minu üle, sest sina oled liini peal, eks ole. Teed seal midagi, paned kokku, eks ole. Isa võtas poisi kaasa ja lähevad töö juurde ja ongi liini peal. Ja paneb kokku see mingid asju ja siis ütleb poisile, kuule, lähen vaatame, kuhu see liin läheb. Pikk lint, eks ole. Lähevad siis sealt mööda liini ja lähevad ustest läbi ja vaatavad, et seal, kus siis need jupid kokku pannakse kosmosraketi kokku. Mis see lugu siis nagu ütleb, eks ole? See lugu ütleb seda, et me võime suhtuda nendesse tegevustesse, mis me teeme ühel või teisel viisil, eks ole. Aga kui me vaatame suuremat pilti, kuhu see välja jõuab, siis võime selle üle uhkust tunda või tunda rõõmu näiteks. Ja see on motiiv, eks ole. Ja, või näiteks lihtne motiiv, ma teen mingit tööd, see mulle ei meeldi, aga kuidas ma saan selle töö endale meeldivaks teha? Aga vaata kasulikkust näiteks, et kas see on kasulik kellegile. Okei, saame tööd, teen palju palka, see on vähe, eks ole. No aga jäta palk korra kõrvale, eks ole, vaata selle töö kasulikkust. Ja vaata, kui hästi sa oskad teha seda, sa oled ju õppinud tegema seda, sa oskad teha seda, see on ainult positiivne ju. See palgateema on teine, kui me räägime tööst, eks ole. Need ei tohi omavahel segi ajada. Sest üks on see sinu oskus, mida sa nii-öelda kasutad ja teine on see
raha, mis sa enda oskuse müümise eest saad. No see võib olla väga erinev, eks ole, jah. Nii et vaata seda tegevust nagu loomingut, nagu oskust, nagu võimekust. Noh, ma ei tea, siin on võimalik leida ju igasuguseid positiivseid selliseid sisemisi suhtumisi sellesse. Näiteks on ju. Näiteks kui sa seal seda iPadi seal niimoodi silud, eks ole, liigutad, noh, jumalast lahe, kuidas sa oskad teha seda? Sa naudid ka seda või? Mina küll ei oska seda, mul pole käeski midagi, ma saaksin teha. Noh, jumalast kihvt, eks ole. No, ja seal ei ole mingit sellist, kuule, mis jama sa enda ajad, et no, see tõesti see töö ei meeldi mulle, kuidas ma teen, siis selle meeldijaks seda. See on meie sisemise psüühika muutus, see, kuidas sa vaatad seda, nii see ongi su jaoks, aga sa võid luua mitmeid erinevaid vaateid sellele tegevusele, mis sa teed. Ega me oleme harjunud mingite kinnistunud vaadetega ja kui nad on siis kannatust tekitavad, siis me ei tule selle pealt või kuidagi teistmoodi vaadata, aga see on see vabadus, mida ma pakun, eks ole. Vaata kuidagi teistmoodi, mida sa teed. Nii et kõik tegevused on positiivseks loodavad sinu enda poolt ja muuda oma vaadet sellele ja ole kreatiivne sinna, eks ole, leia mingisugune väärtus ja siis sa saad aru, et see ongi äge värk, et no isegi ma ei tea, siit arki käes hoida on ju väga lahe, eks ole. No on osad inimesed sõjast eriti praegu pole siin käsi ja ei saa hoida seda, no kuidas sa siis, aga sina saad, vaata kui äge see on, noh piltlikult. Ja tunda ja keerutada siit ja sinna poole võtta ja visata ja sinna. Noh, see on, me võime luua siia sellise imestuse endale. Vaadata, kuidas ma ikka oskan nii hästi, jah? No väga kihvt on. No vaata niimoodi ja naamodi ja trükken sisse sinna midagi ja need tähed tulevad ja päris ilusasti tulevad. Või joonistan või juhin, no vaata kui hästi ma hakkama sain selle juhtimisega näiteks seal, jah? Või teine ütled, kui hästi ma sain ta kuulu nalja teha näiteks. Noh, me võime leida ükskõik missuguseid positiivseid motiive, eks ole. Aga nüüd rahaga on teine teema. Raha on niisiis, on suhtumise teema. Kuidas meisse suhtutakse? Sest kui me teenime ise endale leiba, ise teeme, eks ole, ise küsime ja siis ise paneme hinna, nagu öeldakse, siis ma saan aru, eks ole, et siin sa pead ise Mihkel olema kvaliteetne ja alt vedada ja usaldusväärne ja kõik sellised teemad, eks ole, mis panevad inimesi sind usaldama. Mida parem spetsialist oled ja mida paremat tööd teed, eks ole, seda rohkem inimesi tuleb su juurde, eks ole. Tuleb liiga palju, sest saad hinda ja siis tuleb vähem, eks ole, aga ikkagi nad tulevad, eks ole. No lihtsalt sellised asjad. Aga kui sa ei ole sellises positsioonis, sa pead tööd otsima, siis sa pead tõenäoliselt leidma endale siis sellise palgamaksja, kes siis maksab väärilist palka, nagu öeldakse, selle tööle, mida sa teha oskad. See ei pruugi kohe nii selge olla, et kes on siis see, eks ole. Siin on vaja natukene uurida võib-olla, kes maksab väärilist palka. Aga selle väärilise palgaga on jällegi see lugu, et seal nõutakse ka, eks ole. Ja mitte ainult töö tegemise oskust, vaid ka suhtlemise oskust, seda emotsionaalse stabiilsust ja usaldusväärsust ja kõiki muid asju, eks ole. Nii et kindlasti on ettevõtteid, kus palk on kõrge, aga ka nõudmised on kõrged. Ja kindlasti on, kus nõudmised on väiksed, aga palk on väikene, eks ole. Või nõudmised on suured ja palk on väikene. Noh, igasuguseid variante on. See peab lihtsalt natuke tuuruuringut tegema, et kuidas, kes ja mis moodi. Ei see ka muidugi selles mängus, eks ole. Aga siin on ju ikka selline mingisuguse progressi ihalus nagu sisse kirjutatud, et isegi kui see liinitööline ise on õnnelik seal liini taga ja leiab sellest tööst mõtte, eks ole, siis kui, ma ei tea, last narritakse ja naine tahab Egiptusesse, eks ole, siis on ikka vaja midagi enamat, midagi, noh.
rohkem teenida nagu. No näiteks jah, eks ole. Ja loomulikult sellega on omaette probleem, et siin need tahtmised on sellised, mida vaata vahest ei saa nagu ära öelda, sest pannakse dilemma ette, eks ole. Vaata, nemad käivad ja meie ei käi, mis meest sa siis siukene oled. Muidugi sa pead tõestama seda kuidagi, eks ole, et sa oled ikkagi suuteline ikkagi ka olema nagu naaber näiteks või keegi. Aga tead, ma arvan, et see on selline protsess, millega ei pea kaasa minema. Sest miks on vaja nihutada paigast oma naba selleks, et olla kellestki parem, võib-olla veel parem. Et mida sellega siis nagu teil tõestatakse? Seda, et sinu peale ei näidata näpuga. Mina arvan, et oluline on rahulolu, su enda rahulolu. Et see on oluline. Ja kui näiteks rääkida sellest reisist Egiptusesse, eks ole, et tahan ka ikka minna, lähme ikka ja lähme. No okei, lähme, aga kust me selle finantsi siis saame, kas aitad kaasa või? No okei, hoiame kokku ja pingutame ja lähmegi, tuleme tagasi ja võlad kaelas ja oleme õnnelikud siis või? Ehk ma mõtlen arvukuse all mitte ainult ühte inimest peres, vaid 2 või 3, palju neid seal on peres, eks ole. Et vaadata arvukalt läbi, et ega me ei pea kaasa minema kõikide nende teiste inimeste trendidega, nende mingisuguste repliikidega ja muude selliste asjadega, et me ei pea minema, üldse ei pea. Ma arvan, et selline rahulik, stabiilne elu on kõige tervislikum, kõige kasulikum. Mis ei tähenda seda, et me ei võiks paremat elu elada, näiteks saada paremat palka, eks ole, või nii edasi. Muidugi võime, aga mina usun seda, et kui inimene teeb head tööd ja ta on inimesena ka hea ja siis elu premeerib teda. Teine inimene kirjeldab, et tal on olnud mitmeid olukordi, mis on talle halvasti mõjunud, näiteks suhe alkohoolikuga või ebameeldiv töö, nagu me siin kirjeldasime, aga ta on alati leidnud sellest kõigest leida sellise suhkrutükki, mis on aidanud seda taluda. Aga arvab siiski, et oleks olnud mõistlikum seda kõike, need olukordi varem lõpetada ja nendib, et see on sellises eneses vaikselt õnnelik olemise halb külg siis. Tead, ma rääkides nendest asjadest ei pidanud silmas selliseid olukordi, need dramaatilisi olukordi, eks ole. Ma ütleks niimoodi, et jah, tõepoolest usk, lootus, armastus ja võib pikendada mitmekümneks aastaks mingi dramaatilise olukorra või traumaatilise olukorra kodus. Aga ma peaks omalt poolt ütlema seda, et kannatama ei pea. Ei pea. Kui inimene ei ole nõus ennast muutma, või sa näed seda, ta võib lubada, eks ole, ja teha mingeid siukseid, kuidas ma ütlen, pingutused korraks nagu välja tulla ja ta läheb lihtsalt teed pidi, eks ole, ja annab kohe kiiresti alla, et sealt ei tule mingit muutust. Ja ses mõttes võtan veel kord, et ei pea kannatama. Ei pea lootma, et äkki ühel päeval, ei seda juhtu. Inimese iseloomust on näha seda. Ja. Kui ta võtab ette, muudab, siis ta on, nagu öeldakse, ta teeb seda ja sa näed seda, et ta teeb seda, sa näed muutust, siis see on palju lubav. Aga kui sa neid samme ei näe, siis pole mõtet üldse ennast piinata selle eluga ja oma elu pühendada sellele. Pole pointi. Rääkides kannatusest, siin üks vaataja kirjutab, et ta luges ühe budistliku laama raamatut tema vaimsest teest ja seal oli soovitus, et kui tahad edeneda vaimselt, siis otsi pettumusi. Et kas see on hea meetod tööks oma sisemaailmaga? Tead, kindlasti need laamad on väga head olnud, kes on teisi 2 raamatut kirjutanud ja oma otsingutest ja avastustest ja nii edasi. Et ma ei tea, kui ma vaatan, mida see laama sealt tegelikult õppis,
siis ta õppis mitte pettuma. Võib-olla ta pettus nii palju, et ta lõi käega, et ta enam ei viitsinud pettuda. No lõppude lõpuks. Ehk vaata, pettumine on üks selline näide, aga samas no võtame vihastamine näiteks. Ega siin ei ole väga palju erinevusi, sest me räägime emotsioonidest, eks, millised emotsioonid on, kas ta on pettumine või vihastamine. Aga ta vihastamisega võib inimene jõuda nii kaugele, kus ta lööb käega, et ma lihtsalt ei viitsi enam vihastada. Võib niimoodi olla. Ja. Aga see vaata, siin tekib teatud mõttes üleküllastus ja sa lihtsalt jätad selle järele, sa lihtsalt ei tee seda. Ja see on ka vabanemine. Eks sa vabaned sellest tahust. Ja see enam pole üldse relevantne sulle, sa üldse ei kasuta seda, sest sa mõtled, et lööd käega lihtsalt, eks ole. Ja tead, ma usun, et selliseid pingestatud olukordi on inimeste küll ja küll elus, kus lihtsalt löövad käega. Kas see on nagu omalaadne tapas siis või? Ta on nagu tapas või sa nagu näed läbi selle, et sellest pole mitte mingisugust kasu. No null kasu on. Ja sa lihtsalt jätad selle tegemata. Ja see on selline nagu avastus või teadmine. Ja selle võiks nimetada emotsioonist vabanemiseks. Talle on võib-olla küll eelnenud väga pikk selline kannatuste periood, eks ole. Aga siiski. Ja. Nii et igal juhul tasub selle raamatut soovitada edasi, aga kindlasti lugejal tasub selle laiendada. Laiendada, eks ole. Ja. Siis on siin jagatud sellist mõtet, et öeldakse ka, et tark ei otsi Jumalat, vaid jätab kõik Jumalale. Jah, see on tõepoolest niimoodi, kuid võtta sellest on vaja ka õigesti aru saada, sest kindlasti see tark, kes selle lause ütles, teadis väga hästi, mida ta ütleb. Pane selle lausesse. Kui ma nüüd vaatan korraks sinna sidajooga poole, siis see ongi nii. Ongi nii, nagu see lause ütleb. Ja. Kuid võib-olla mitte päris nii, kuidas sellest võiks aru saada. Nagu tavamõttes, eks ole. Sest see, millest ta räägib, on kogemus. Mitte idee, vaid kogemus. Ehk kogemust ei saa petta. Kogemus ongi kogemus. Ja kui selle kogemuseni jõutakse, kus inimene siis avastab, et ta ongi jätnud kõik Jumala hoolda, nagu öeldakse, siis ta tunneb ennast väga hästi selles. Väga hästi. Turvaline ja nii edasi ja pole ego muresid ja nii edasi. Ja nii et see on selline nagu eriti sügav välja ütlev tõde. Aga veel kord sellest saab aru ainult kogemuslikult. Et see ei ole sama, mis elule käega löömine. Oi, see oleks suur viga. See oleks suur viga. Küsitakse ka leina kohta, et mis see on, kas see on klammerdumine ja mitte lahtilaskmine ja kuidas sellest siis ikkagi vabaneda? Jah, lein on meil niivõrd au sees. No igal pool maa peal on lein niivõrd tugevasti au sees, et sellest peab rääkima hästi auliselt. Temast ei saa öelda niimoodi, et kuulge, see on tavaline emotsioon. Midagi võeti ära, mul on kahju, et see ära võeti ja võt, see ongi see lein, eks ole. Niimoodi me ei tohiks rääkida, eks ole. Ja see on püha tunne tegelikult, sest seal on vaata hästi palju lähedasi, neid tundeid, eks ole, mingi pikk koos elu näiteks ja ühised asjad ja lapsed ja see on ilma jäämine tegelikult on. Aga lein võib tõepoolest muutuda väga kurnavaks.
sest see tühi koht on katmata elus, võib-olla väga pikalt, eks ole. Ja see tühi koht on see, mis ei täitu kuidagi, eks ole. Üks tühi koht ja see valutab ja see on see lein, eks ole. Mina ütleks niimoodi, et kui vaadata seda, et inimesed sünnivad siia maailma, elavad ja lähevad siit maailmast ära, surevad näiteks, ükskõik missugusel viisil, siis see on tegelikult normaalne. See on olnud miljardeid aastaid ilmselt niimoodi, eks ole. Ja, et kui palju olendeid on siin surnud, sündinud, elanud, surnud, eks ole, kõik nad on sündinud, elanud ja surnud. On nii. Et kui me vaatame sellise pilguga looduses toimuvat, siis me saame aru, et see on nagu meie maailma norm. Normatiivne selline protsess. Ja siin ei ole mitte midagi erilist tegelikult. Kui me vaatame ühte teist aspekti meie elus, eriti inimeste puhul, on omamine. Omamine tähendab seda, et see asi kuulub mulle. Kas otseselt tähendab, et vot ongi kell on käe peal minu oma, eks ole, ja? Või kaudselt näiteks elan selle inimesega koos ja ta kuulub mulle, eks ole, me kuuleme kokku, eks ole. Ja minu asju ei tohi mult ära võtta. Mina võin anda ära, aga ära võtta ei tohi. Sest siis on probleem. See on vägivaldne. Ja kui näiteks sa võtad mu käe pealt ära kella, eks ole, siin vägivaldselt, eks ole, ega ma siis võib-olla ei naeratagi enam. Võib-olla naeratan, eks ole, et õigus Kristjan, vaata sai kätte, eks ole. Aga kui keegi võtab meie elust inimese ära, haigus või õnnetus näiteks, siis see on võrdväärne sellega, et keegi võtab ära selle. Vot see on see kahju tunne, me oleme millestki ilma jäänud. Jah, et see on omakorda seotud jälle omanditundega. Küll öeldakse, et inimesed kasvavad kokku, aga mis kasvavad kokku? Palju ühiseid asju on. Kõik on niivõrd läbi põimunud, et see on minu ja see on meie ja me jagame seda ja nii edasi. Ja üks kukub ära ja mis ma nüüd teen siis? Te midagi pole teha. Okei, kui on kella vaja, ma annan sulle kella. Jah, võta see kell, eks ole, okei. See on nagu, kus me vaata looduses kõik nagu ringluses. Et me ei saa omada asju nagu lõputult kaua. Isegi kui me püüame neid lõputult kaua hoida, siis tegelikult see vikati mees tuleb ja lihtsalt võtab kõik ära, eks ole. Mitte et võtab kõik ära, vaid ta võtab ära ainult selle inimese, kellele see kõik kuulub. Ja ikka jääb kõik siia. Ja ma arvan, et pikal leinal ei ole suurt sellist kasu nagu elule. Et tänu Jumalale see inimene on kusagil paremas kohas, eks ole, võib niimoodi vaadata, mitte et ta on kadunud siit. Vaata, meil on ikkagi energiajäävuse seadus, eks ole. Et ta ei ole kuhugi kadunud, vaid ta kusagil nagu on ja tõenäoliselt on parema koha peal kuskil ja alustab oma uut sündi, uut elu kusagil. Minu arust see on väga hea vaade. On ju. Las ta siis olla. Miks ta siis pidi ära minema? No aeg sai otsa. Meie ju ei reguleeri seda, kui kaua me siin oleme. Kui me reguleeriksime seda, me ei läheks üldse kuskile ära siit, eks ole. Maagia oleks ammule rahvastatud selle põhjusel. Nii et siin on mingid looduslikud protsessid, mis reguleerivad meie elude pikkuseid. Ja või enamus inimesi ei tunne neid või keegi ei tunne neid protsessi, ütleme siis niimoodi. Ja, et selles mõttes on see nagu normaalne tegelikult, on ju. Aga kuidas siis leinaga käituda, et kui surm tuleb ja võtab meil lähedase, siis ütledki, et võta siis ja võta kell ka, kui tahad ja ongi kõik hästi. No kui surm tuli ja ütles, et aeg on minna, siis mine kaasa siis. No sa pead valmis olema selleks. Eks ole. Aga kui sa nagu ei taha minna, siis tuleb küsida enda käest, aga miks sa ei taha minna?
sest meil on klammerdumine, me klammerdume millegi külge, mis on meile siin maailmas oluline. Ja seda valusam on siit minek. Või nendel on, kes siia jäävad, on seda valusam, kui sa oled klammerdunud. Mis Leinaga teha, et vaata, kui sa võtad käpude liiva kätte, kuiva liiva, lased ta lahti, sa pudeneb maha kõik. See on täitsa nagu normaalne kõik. Ja lein on nagu midagi sellist, kus me püüame seda nagu hoida, nagu igat ei pidi nagu hoida, et jumala pärast ei pudeneks ära siin. Et on loodusseadused. Loodus toimib niimoodi. Ja kui me saame aru, et keegi läks ära meie juurest ja me leiname seda, siis see on see periood, kus peaks mitte leinama taga, vaid lisaks sellele leinale peaks võib-olla mõtlema midagi head sellest, kes ära läks. Mõtlema nagu tema tuleviku peale, kus ta siis nüüd on, eks ole, ja mis ta seal nii-öelda teeb ja soovime nagu head. On paljud traditsioonid, mis räägivad sellest, et kui keegi läheb ilmast ära, siit ilmast, mida siis talle tegema peab, süüa pakkuma vahest, eks ole, ja mõtlema häid mõtteid sellest inimesest ja nii edasi, eks ole, et sa nagu oled positiivne, et sa nagu lased sellele inimesel oma elust ära minna, nagu rahulikult ära minna. Ja siis võtta oma jalad alla ja hakka siis oma elu nüüd uues olukorras nagu elama, eks ole. Ja. Lein on siuke, ta on vabastatav sõna otsa mõttes. See on küll pikk protsess, mida ma rääkisin siin, aga ta on vabastatav nagu iga emotsioon. Ja mis ma ütleks niimoodi, et lein kuulub ainult ühe väikese osana meie maailma juurde. Väikese osana. Just nii pikukese osana, et sa saaksid oma elu ümber settida. Kui see osa läheb väga pikaks, väga laiaks, siis tähendab, sa pole suutnud oma elu ümber settida, ehk pole suutnud kohaneda. Ja siis see lein võib kujuneda välja aastakümnete pikkuseks protsessiks, eks ole. Aga leina mõju inimesele on hävitav. Ta ei mõju nii nagu positiivsus, eks ole, ta on hävitava mõjuga. Ja juba see näitab seda, et leinata ei tohiks väga kaua. Said mingisugust vihjet, kuidas leinast välja astuda? Mina sain küll, ma loodan, et vaataja ehk ka. Ma loodan, et jah, sai. Siin on üks teema, millest sa oled küll palju rääkinud, aga ehk siis kordamine ei tee halba. Et mis erinevus on tunnetest vabanemisel ja nende allasurumisel või ignoreerimisel? No allasurumine on selline akt. See on tegevus. Kui ma tunnen, et tuleb välja praegu, tõuseb siuke tunne praegu selle küsimuse peale. Aga ma ei lase teda välja, ma hoian teda vaka all. Hoian vaka all, eks. Tunnen pinget siin sees, aga hoian raudselt vaka all, ei lase välja. See on allasurumine. Huvi pärast, mis sealt kerkima hakkas? Sealt ei hakka midagi, ma pean selle kuidagi näitikustama, et ma saan tekitada vaata sellist mingit emotsiooni. Meil on nii palju rääkinud sellest, eks ole. Et ma võin tekitada emotsiooni, spetsiaalselt kunstlikult hoida teda vaka all, eks ole, ja siis demonstreerida, rääkida sulle või siis vaatajatele sellest, eks ole. See on allasurumine. Ma hoian tagasi ja ei väljenda. Sellel protsessil on omad puudused. Üks puudus on see, et sellisel viisil kogutakse tohutu palju pingeid välja, mis lõpuks plahvatavad välja. Ja füüsilisega tervisele mõjub see väga-väga halvasti, eks ole. Mis ta plusspool on? Plusspool on see, et sa ei muutu emotsionaalseks. Ehk saad jätkata siis võimalikult arvukalt oma mingit vestlust või mingit protsessi, eks ole. Mina tähendab vabastamine.
vabastamine tähendab seda, et sa tunned seda pinget seal sees. Ja sa viid läbi temaga tehnika, mille tulemusel seda enam sinna ei jää. Sa ei suru alla, sa valid alla surumise asemel teistsuguse tegevuse. Jah. No ma toon sulle näite, et no vaata, oletame, et see on selline emotsioon, eks ole, see paberitükk siin sees, jah. Siis me hoiame teda surme kokku, et jumala pärast siit välja juba praegu on, see palju nalja, eks ole. Jah. Me hoiame niimoodi. See on alla surumine. Vabastamine on see, et paberitükk. Kõik. Juhuks, kui äkki see vaataja, kes selle küsimuse küsis, on nagu esimest korda meiega liitunud, et siis neid tehnikaid, kuidas sellest paberitükist ehk emotsioonist vabaneda, siis saab, eks ole, õppida. Saab õppida praegu kunstlasest siis, jah. Jah. Nii, aga keegi teine tuleb tagasi korraks selle teema juurde, kui sa kirjeldasid, kus sa olid nii-öelda selles kõledas ja läbinägevas seisundis, eks ole, ja siis ütlesid, et sa ei olnud veel päris seda nii-öelda põhja või seda saavutanud, et ja küsimus on see, et kuidas sa nagu teadsid edasi liikuda sealt või mis oli selleks murdepunktiks? Tead, ega ma ei teadnudki, kuidas sealt edasi minna, sest sealt ei ole kuskile minna. Jah. See on õpetaja puudumise probleem. Ja kui sa jõuad puhtasse teadusesse, seesama see kõleseisund, eks ole, ja sa muutud kõike teadvaks praktiliselt, eks ole, siis ega sul ei ole mitte ühtegi motiivi sealt edasi minna. No veel sügavamale, nagu öeldakse. Sa oled jumala super, eks ole, orkestreerid väga hästi, kõik on selge nagu mustuspaberi peal, eks ole. Et see oli minu õpetaja viide. Ta viitas sellele. Ja ma võtsin sellest kinni. Kuidas ma ütlen, puhas usalduse teema. Kui ma poleks sellest viitest kinni võtnud, oleks jäänud sellesse selgusesse edasi, eks ole. Ma poleks seda põhja teada saanud. Ma oleks teada saanud seda, et Jumal on armastus. Ja. Ma võtsin kinni need. Usalduse küsimus. Et see ei olnud selline juhus või selline... See on see kõrgus, kus ilma õpetajata lihtsalt ei ole võimalik. Kui sa nagu... Isegi kui sa üritad minna sügavama, sa ei tea suunda. Sa ei tea, mida teha vaja. Sest puudub informatsioon. Puudub õpetus, puudub teadmine. Ja kui ta puudub, siis see on sama, kui teda lihtsalt ei ole. Ja sa ei saa midagi teha, sest sul ei ole teada. Ja. Nii et vaat siuke lugu, jah. Kas see sisemine õnnetunne, mis siis avaldub, kas see on sama mis õndsus? Tead, seal on väga keeruline öelda, on see õndsus või armastus või õnnetunne. See on siuke, kuidas ma ütlen, see me siin inimestena püüame leida vaata mingisuguseid sõnu, eks ole. Ja aegade jooksul inimesed on kasutanud erinevad sõnad, kirjeldada ühte ja seda sama seisundit. Aga sõnad ei anna mitte kuidagi edasi seda, mis see tegelikult on kogemusena. Nii et ses mõttes ma ütleksin, et jah, sellel olekul võib olla palju erinevad nimesid, aga kogemusena on ta üks ja see sama nende jaoks, kes sinna jõuavad. Kas õnnelikkus on kuidagi tänulikkusega ka seotud? Tänulikkus on enne õnnetunnet. Tänulikkus vaata on tegevus. Aga õnnelikkus või õndsus või armastus, seal seda tegevust enam ei ole.
seal on nii-öelda tegevusetus. Kui sa oled pärale jõudnud, siis sul tegevused puuduvad, nagu sisemised tegevused, välised jätkuvad, aga sisemised puuduvad. Nii et tegevused saavad otsa. Aga ainult teadlikkus siis õnnelikuks ei tee, et on midagi juurde vaja. Seal ei ole õnnelikkust. Seal pole olemas seda mõõdet. Joogas me ütleme, et Shiva on teadvus ja Shakti ehk energia on tema energia. Ja puhas teadvus on siis Shiva, puhas kõle, selle kohta öeldakse Shava, kasutu. Ja Shakti on siis tema energia, eks ole, mis on siis see armastus, eks ole. Aga tavaliselt inimesed vaatavad, et on Shiva ja Shakti, mees ja naine, kõik on vaata harjunud kuidagi siin laiali loopima nagu siin meie dualistlikus maailmas, eks mehed ja naised, must ja valge ja nii edasi. Aga sellel tasandil või selles sügavuses ei ole olemas siukest asja, et on mehed ja naised ja positiivne ja negatiivne. See on ainult õpingute käigus, kui me keskendume ja läheme sügavusse ehk õpime tundma enda sügavaid tasandeid, me puutume kokku erinevate nähtustega, siis me ütleme, et see on Shiva, aga see on Shakti. Et oleks siuke nagu terminoloogia paigas ja see mäpp, see kaart nagu oleks olemas. Aga me ütleme pärast, et vaata, aga Shiva peab Shaktiga ühinema, alles siis tekib tervik. On ju? No võt. Me oleme siin täna erinevaid tsitaate ka vaadanud, et üks ütlus on veel selline, piiblist vist pärit, eks ole, et õndsad on need, kes ei näe. Et kas... Ei näe? Ei olnud selline. Seal oli minu jaoks midagi muud. Õndsad on need, kes on vagased või äkki. No võt, võib-olla pean nendel tuhka pähe raputama. valesti ei näe. Tsitaate. Jah. Mina ütleksin, jah, see õndsuse teema on väga-väga sarnane Siddha-jooga sügavustele. Jah. Siin ma kindlasti aru saama sellest, et jällegi kui, kes pani kirja selle lause, eks ole, et see teadis täpselt, mida ta kirja paneb. Aga need, kes loevad, ei pruugi olla samas kogemuses ja siit ei peada vale mulje, eks ole, jah. Nii et sama kogemus põhimõtteliselt, eks ole. Ja. Õndsus ju tähendabki seda, et ma kogen tõelist mina, aga tõeline mina ongi Jumala poeg, identne tegelikult, eks ole. Ja see ongi see õndsus, see ongi see heatahtlikkus või armastus või budistid ütlevad kindlasti teistmoodi kuidagi selle kohta, eks ole. Mõtlevad, et võib-olla, ma tea, kaastunne näiteks on ju. Ja sufi ütleb võib-olla midagi muud, eks ole. Joogi ütleb Satchitanand näiteks, 3 triaad, igal poole mingid omad kirjandused. Aga kogemusena on see üks ja see sama. Vaata, põhi on kõigi jaoks põhi, kas laskub sinna kristlane sinna põhja või ma ei tea, budist, eks ole, või taoist või moslem näiteks või ma ei tea, paadunud ateist maandub sinna, kõigil on see põhi üks samasugune. Ja. Aga mis nõu sa annaksid kellelegi, kes enda meelest justkui teeb asju õigesti ja on tubli ja võib-olla vaga, aga ikka saab kogu aeg peksa nii-öelda. Tead, kui inimene on sisemuses õige, positiivne, teadlikkus on olemas, arvukus on olemas, lollusid ei tee, eks ole, ei loo enda ümber mingisuguseid selliseid karmilisi põhjuseid, mis on negatiivsed ja nii edasi, on sellises viletsuses, siis ma ütleksin, et selle viletsusega tuleb leppida, sest see viletsus tuleb läbida. Sest ta on selle viletsuse ära teeninud. Ja siin ei pääse üle ega ümber, kui tuleb öelda lihtsalt, et
tuleb rääkida inkarnatsiooniprotsessist ehk taassündide protsessist. Ehk tõenäoliselt on siis mingisugusel eelmistes eludes tehtud mingisuguseid tegusid, mis on loonud sellise viletsuse olukorra. See on nagu lõivu maksmine, sa maksad nende tegude eest tagantjärgi nüüd. Ja kui sa maksad selle lõivu ära, ilma et sa tekitaksid probleeme sellest, siis see on aus tasumine. Ja see periood saab otsa. Kui inimene võtab sellistele perioodidele vastu, siis ta pikendab agooniat. Siin kindlasti tuleb mainida ühte nüanssi veel. Nimelt sellistes olukordades ei tohi olla rumal, vaid arukas. Aga mis see tähendab? See tähendab, et rumala peaga ehk uskudes, et see on välja teenitud olukord ja ma lihtsalt läbin selle, võib sellega jätkata ka peale seda, kui see on läbi. Lihtsalt tähele panemata, et see sai läbi. No näiteks on mingisugune töökoht, siuke vilets ja kõik, aga tööd tehakse väga hästi ja inimene teeb hästi tööd, suhtub hästi, nagu positiivne, aga see kuidagi nagu välja siit nagu mingit pakkumist kuskilt mujalt ei tule. Ja kui ta teab, et see on tema nii-öelda karmavõlg, mis ta maksab mingite pattude eest minevikus, siis kõik need pakkumised, mis tulevad, mis on palju paremad, ta lükkab nagu keemale, ütleb, et ma pean siin veel maksma. Eks ole? Ja, et see oleks viga. Ehk õigem oleks ikkagi hoida oma teadlikkus nagu avatud, eks ole, vaadata, kui pakkumine tuleb, see tähendab, kuule nii, sul on nüüd see läbi ja nüüd palun võta see teine töö või teine koht või koli ümber või vahet oma elukaaslane välja lõppude lõpuks, kellega sa oled siin kannatanud, eks ole, no mingid sellised teemad. Et hoia nagu oma silmad kõõrad lahti, ega vana jumal, nagu öeldakse, sind jätta ja kunagi ei jäta. Ja. Aga maksta oma võlad tuleb ikkagi, kõik teavad seda, eks ole, et võlad tuleb ära maksta. Kuidas olukord ära tunda, et võttagi siis omaks, et okei, et praegu enam ei püüdle millegi muu poole ja ma ei tea, kannatan ära, eks ole, kui vaja. Tead, selle tunneb väga hästi ära, sest sa võid püüelda, aga see ei tööta. See tähendab, et see ei lähe tööle. See ei hakka kandma vilja, see viljatu. See on nagu ronid välja august ja kukud ikkagi auku. Ronid jälle teiselt poolt välja ja ikka kukud auku. Nüüd tuleb seal augus nii kaua istuda, kuni siis istud oma aja ära ja keegi siis nagu viskab sulle köie sealt, tõmbab sind välja. Ja aga veel kord mõtlen, et siin peab kindlasti kasutama arukust. Ja silmad kõrvad lahti hoidma, et millal see periood läbi saab. Ega vanajumal sulle siis ei saada postidel teatist või SMS-i, eks ole, nüüd on su periood läbi. Nii, vaatajad on veel juurde küsinud. Leina teema jätkuks, kas lein võrdub igasugune negatiivne elujuhtum, ka pettus, alandus, reetmine? Aga huvitav küsimus selles mõttes, et ma ei tea, minu jaoks, mulle vähemalt isiklikult tundub seda, et lein on mõne sellise mingi kalli asja kadumine, elust ära minemine. Võib-olla see ei pea olema ainult tavaliselt inimene või lemmikloom näiteks või keegi, eks ole, et see võib olla ka võib-olla ma ei tea, öeldakse kahju, auto varastati ära on kahju, see on ka lein ilmselt, eks ole. Ja nii edasi. Positsiooni kaotus või midagi. Ja, positsiooni kaotus näiteks. Nii et siin võib-olla, võib-olla küll nimetame teistsuguste nimedega neid seisundid, aga võib-olla tõesti on see ka lein. Ja ma polegi niimoodi nagu vaadanud, sest minu jaoks on lein ikkagi nagu seotud elava olendi lahkumisega elust. Aga kui see laieneb ka teistele elualadele olukorda, siis ju ta siis on lein, eks ole, ja mis ta ka siis teha.
ma ütleks niimoodi, et no rääkisime sellest küll juba eespool siin, et vaata asjad tulevad ja lähevad, on ju. Ka inimesed tulevad ja tulevad ellu ja lähevad elust, eks ole, et kui ennast harjutada sellise mõte ei ole hea siin see sõna, eks ole, harjutada ennast sellise mõttega, et inimesed tulevad ja lähevad. Harjutada ennast sellise tõsiasjaga, et inimesed tulevad ja lähevad, asjad tulevad ja lähevad, et see on nagu mingit laadne selline ringlus. Need ringid võivad väga pikad olla, eks ole. Aga selline nagu vahetus käib kogu aeg. Et see on nagu normaalne minu meelest. Et kui see asi ei olnud mulle nagu igaveseks ajaks mõeldud, eks ole, siis ta lahkub ära mu juurest lihtsalt. On ju. Ja võib-olla siis nagu selle laama teemaga see oli, eks ole, et kaua sa leinad, lõpuks lööd käega, enam ei viitsi, eks ole. Kõik teevad liiga ja minu meelest on see isegi hea, sest kui sa lööd käega, sa ei viitsi, siis sa hakkad oma elu elama. Mitte ainult keskenduma siis nendele tahkudele. Küsitakse veel, et kui oled teadlik, kas siis on raske endale tekitada eesmärke, sest oled ju lihtsalt teaduses, või on see just koht, kus alustada liikumist? Tead, võtta, kui sa püsid lihtsalt teadvel, olen teadlik oma teadlikkusest, siis see on selline nagu seisak. Sa nagu vaatad endale peeglist otsa ja nüüd põrnitsed seal niimoodi, muud mitte midagi, eks ole. Sealt ei nagu mitte midagi nagu ellu kaasa võtta. Aga kui sa põrnitsed elu ja põrnitsed tegevusi ja tead, et sa põrnitsed, eks ole, sellest on palju kasu. Sellest on tõesti palju kasu. Sest siis sa hakkad nagu nägema, mis seal on ja mis seal ja siis sa suudad asju kokku panna oma vahel ja siis sa saad nagu midagi nagu üles ehitada, see on nagu Lego, eks ole. On ju. Nii et selline staatiline teadvulolek, see on ainult võib-olla selleks perioodiks, kui inimene tahab nagu juurduda teadmises, see ongi teadvulolek. Siis ta põrnitseb peeglisse, aga kui ta tahab seda juba rakendada, siis ta teab, et vot see on minu teadvulolek, mul on teadvel praegu, siin ja praegu hetkes, praegu ma vaatan seda, ta siia ei kommenteeri seda, sest seda ei kommenteerita. Mõtled kommenteerida, aga siis ei saaks jälle midagi teha. Sa lihtsalt oled teadlik, et sa oled teadlik, aga mitte nii nagu peeglisse põrnitsedes, vaid nagu dünaamikas, eks ole. Igapäevases elus ja see on väga praktiline. Ja siis on küsimus, kuidas aidata teisi inimesi, et kui on näha, et nad on õnnetud või eksinud, kas peaksime kõigepealt ise ennast aitama ja siis alles teisi. Ja kui inimene tuleb abi küsima, siis kas ta näeb õigesti, et mul on teadmised teda aidata või äkki minu soovitused viivad hoopis eksiteele? No ma olen selle teemaga tegelenud väga pikalt, eks ole. Võib arvata. 30+ aastat, eks ole, kui mitte rohkem isegi. Ma võin öelda niimoodi, et on inimesi, kellel on huvi selle vastu, mida sa tead. Ja sa pakud neile huvi just nii kaua, kuni neil see huvi otsa saab. Siis on olemas inimesi, kes tunnevad huvi ja kes hakkavad ka aru saama ja kes tahavad veel rohkem aru saada. Nendega on teekond pikem. Ja siis on inimesi, kes kuulavad kõrvalt, avaldavad oma arvamust ja mitte muhvigi aru ei saa. Nendega pole mitte midagi teha. Mitte midagi. Ja üks versioon veel, et kui sa näed, et inimene vajab abi, siis võib-olla ta ei taha su abi saada. See ei pruugi üldse tähendada seda, et keegi vajab kohe abi, kui ta on mingi probleem. Vahest inimesed tahavadki olla abitud.
või olla oma probleemiga silmitsi. Ja samas see abi, mida nad tahavad, võib olla just see abi, mida nemad tahavad, mitte see abi, mida sina tahad pakkuda. See on selline keeruline psühholoogiline probleem, mida lahendatakse väga pika aja jooksul. See tähendab, sa pead inimest uurima ja küsitlema ja kõik hästi ettevaatlikult ja pehmelt ja et abivajaja ei lipsaks käest ära. Siis sa pead kompama sellise koha temas, mis loob usalduse sinu vastu. Siis saad hakata sealt vaikselt asja uurima, puurima, sisestama mingit teadmist, mida ta siis võib-olla võtab kasutusse, et innustama teda, et võtas kasutusse. Ja nii edasi ja kes siis teab, kas tast üldse nahka saab või ei saa. Ma ütleks niimoodi, et minu jaoks on selline või selliste inimestega tegelemine väga ajamahukas ja ka aega mul ei ole selliseks tööks. Ja. Et mina teen väga head koostööd nende inimestega, kes saavad aru. Mulle kohe meeldib, sest just see, et nad saavad aru, on meie ühenduslüli. Nii et selle abiga peab olema väga ettevaatlik. Ma olen ka püüdnud abistada kunagi omal ajal inimesi ja nad ei kuula. Nad kuulevad, aga ei kuula. Ja siis, kui nad kuulavad, siis nad ei saa aru, mida sa räägid, mida nad tegema peavad. Ja kui sa räägid neile, mida nad tegema peavad, siis nad proovivad seda. Noh, tead, mis on tegemine või proovimine. No, ei tööta või töötab, aga mis edasi? Ehk nad nagu ei võta nagu otsast kinni, et minna kohe sellega edasi, eks ole. Ehk jätavad pooleli. Ja seetõttu on olukord kaunis lootusetu võib-olla isegi. Samas ma ei ole pessimist. Ja ma ei taha öelda, et see on kõigi jaoks lootusetu. Vaid veel kord, kui inimesel on olemas huvi, vajadus, tahe ja ta on valmis koos tööd tegema, siis saab aidata. Ja seda, kui pädev on keegi kedagi aitama, see saab õige pea selgeks. Ja. Mida kindlasti ei tohi teha võib-olla aitamise puhul on see, et lasta ennast ära võrgutada teise inimese vajadustest, kui ta ütleb välja, mis vajadused need on. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui sa tahad kedagi aidata, siis sa pead ise aru saama, mis puudus on sellele inimesele, kuidas sa seda kõrvatada saad koostöös inimesega. Siis ta ütleb sulle, kuule, mul on see probleem, lahendame selle ära. Ja kui sa hakkad seda lahendama, siis tegelikult sa oled eksitatud ja ei pruugi õiget probleemi üldse tuvastadagi. Ja. Ja õpetaja peab olema alati mitu sammu õpilasest või siis psühholoog patsiendist nagu eespool, ta peab nagu teadma rohkem neid asju, mis seal sees toimuvad. Siis saab küll ühele teise inimesele aidata. Aga mis soovitust anda inimesele, kes kardab teha otsuseid, kuna hirm eksimise ees või vale otsuse ees on nii suur ja negatiivsete tagajärgede ees? See on otsustamatus. Ja. Parem konkreetne kannatus kui tundmatu muutus. No, kannatan, kõik on vähemalt teada, eks ole. Ja. See on turvalisus, on selle asja nimi. Ja oma elu niimoodi muutmine, see võtab selle turvalisuse ära, mis siis siin kannatuse komponent sees on. Aga ees ootab ju, haigutab ju ebakindlus. Äkki läheb veel hullemaks? Kes teab, on ju. Tavaliselt võib-olla ei lähe, eks ole, aga just see ebakindluse fragment on siin hästi oluline. Ja mina olen elus mitu korda hüpanud tundmatus kohas vette
ja paljud on, mitte ainult mina, eks ole, aga ma võin sealt oma kogemusest öelda, et ongi tundmatu, aga võtad otsast kinni, eks ole, hakkad teadlikult minema, et silmad kõrvad lahti, vaatad, mis seal ja õpid ära selle asja ja saad uuesti elada alla, pärast saad aru, kui loll olid, et ei otsustanud. Ega enne seda ka teada ei saa. Nii see on paraku. Jah, nii et kaotada ei ole mitte midagi tegelikult, on ju. Üks elu ja ega see, ega siin ei ole vaja kannatada selles elus. On ju, ajada mingisugust iba endale või kuulata teiste oma, eks ole, ja uskuda, et peabki olema siuke kannatus ja siuke probleem ja lahendamatud olukord ei saagi. Saab ikka saab. Julgust peab olema. Aga kuidas tunda ära õiged otsused? Küsitakse veel. Õiged otsused tunneb ära tagajärgede järgi. Ega enne teada ei saa. Ei saa. See on nagu tuleviku ennustamine, et tulevik jõuab siis kätte, kui ta jõuab kätte, siis saad teada alles. Kas see õige õnnetunne, millest me oleme siin rääkinud, et kas see on hetkeline või pidev seisund? See on pidev seisund. Kui sa oled lõdestunud, ehk sa ei pea pingutama näiteks midagi teadvustada või midagi uurida, süveneda, lõdvestuda ja saad jälle selles. Sest vahest on vaja pinget tekitada selleks, et kuulata kellegi segast juttu, et aru saada, mis ta tahab öelda näiteks või siis süüneda kuskil materjali vaadata, mis seal siis nagu kirjas on või projekti või mis iganes. Siis sa pead nagu pingutama välja ennast natuke sellest seisundist. Siis lõdvestud tagasi nagu kummipaan, eks ole, siit on siis kinni, eks ole, vaatad korraks ära, siin tagasi. Sa ütlesid, et selle seisundini peab igaüks ise enda sees jõudma, eks ole, et seda ei ole võimalik mingite väliste tehnikate kuidagi saavutada. Väliste manipulatsioonidega ei saa võib-olla. Saab juhtida näiteks läbi nõnda nimetatud meditatsiooni, eks ole, sellesse kohta, siis inimene saab kogemuse. Võib-olla saab ka, ma ei tea, mingite droogidega äkki, ma ei ole sellega kursis väga. Aga see, et sa korra sinna satud, ei tähenda, et sa seal püsid. Praktika hakkab peale siis, kui sa hakkad rajama teed selleks, et sinna päriselt püsima jääda. Siis see on praktika. Ühekordne kogemus, see on lihtne. See on nagu mäng. Mängige mängu ja nüüd ma olen siin, super. Järgmise mõttega oled kohe väljas siit. Nii et sellised ühekordsed kogemused, ma tean küll, mis see on, need ei loe midagi, need on nullväärtusega tegelikult praktiliselt vaadata. See on see maitse, eks ole. Tõeline väärtus on see, kui sa tõepoolest jõuad sinna ja mitte üks väge liiguta sind välja sealt. Aga see on töö, et sinna sellisel viisil jõuda. See on sidajoga. Aga oleksid sa äkki valmis lõpetuseks inimesi korraks juhendama, et maitsetki saada sellest seisundist või millestki ligilähedasest? Kas selleks, et peale seda nad oleksid leinas või? Kaotades ära selle seisundi või mis see motiiv? Võib-olla, et siis ise edasi otsida, kuidas seda püsivamaks muuta. Seda ei saa ise otsida. Või et aimu saada, et see on võimalik. Et see on olemas. Jah, et ei pea kogu aeg midagi jahtima. Ikka saab, miks ei saa siis. Ja, selleks on vaja siis istuda sirge seljaga, silmad kinni panna. Keskendu korraks hingamise peale. Lihtsalt jälgi hingamist. Kuidas ta liigub sisse välja, kuidas sul see õhk siin liigub, aga ära kujuta midagi ette, lihtsalt teadvusta.
ja tunne, et sa oled kusagil siin keha sees, aga nagu kusagil nagu hoiad nagu kuskilt kõrguses kinni, nagu hoiad nagu keha mingisugust piirkonnast kinni, et ta asud kusagil keha sees. Ja lase siit hoidmisest lahti, nagu lase küüned lahti, ära hoia kinni enam. Lase endal need vabalt hõljuda, vajuda. Ära kujuta ette kuhu, vaid lihtsalt lase vajuda, hõljuda. Kui sa hakkad kontrollima, siis on küüned kohe välja, et sa hoiad kuskil kinni, lase siit ka lahti. Ära karda, et sa kuskile ära kukud. Lase lihtsalt tingimusteta vajuda. Ega see kaugemale vaju kui ainult iseendasse. Kindlasti ära mõtle, vaid tunne, et sa oled seal. Ja nüüd kuula. Mitte mõtteid, vaid vaikust. Siin on vaikne. Las vaikuse kuulmine muutub vaikuse tundmiseks. Tunne vaikust, küüned lahti. See viib sind sügavamasse lõdvestusse. Tunne vaikust. Ja teadvusta hingamist, see on siinsamas. Nüüd toimub midagi sellist, kus su hingamine aeglustub. See on kõik okei. Vaikus muutub natukene nagu tihedamaks või nagu natuke nagu läheb pingesse. Tunne seda pinget, liida see pinge vaikuse tundmisele. Nüüd lihtsalt avasta ise, mida sa koged. Leia ise sinna nimi. Ära mõtle ainult. Muidu kaob see kogemusega.
ära nüüd hakka mõtlema, valmistu avama silmi sealt samast, kus sa oled. Tundes seda vaikust ja rahu ja seda, millele sa nime andsid. Ja siis tee aeglaselt silmad lahti, väldi järske liigutusi. Ma näen su näol positiivsust. Mis nime sa andsid sellele? Keeruline öelda. Selline... Õndsus, heatahtlikkus, armastus, kaastunne, mis seal kõik enne meil olid? Jah, ma arvan, et igaüks neist sobiks, aga ükski nagu ei võta täielikult kokku seda kogemust. Just nimelt ma räägin. Nüüd see on üks selline nii-öelda juhendatud tegevus, kui te võtsite osa sellest. Plus üks osa on siin see, mida ma ei kommenteerinud, see on selline salajane. Seda nimetatakse Shaktipat. Ehk õnnistus. No ja nüüd see ongi see. Aga ma arvan, et siis jätamegi inimesed selle kogemuse ehk seisundiga. Sulle suur aitäh selle võimaldamise eest. Aitäh sulle küsimuste eest ja juhendamise eest. Tänu sellele see juhtus.